Nii, tere kõigile tulemast kuulama siis Revit S4.0 uue versiooni webinari. Siin on liitujaid on pidevalt juures, ma mõned sekundid veel ootame siis enne, kui alustame presentatsiooni ja demomisega, mida kõike siis sellest uuest versioonist näha võib. Nii, minutike on üle läinud ja vast võime siis tänase webinariga alustada. Nagu mainitud, tere tulemast kõigile kuulama. Räägime siis täna Revit S4.0 versiooni uuendustest ja täiustustest ja mida kõike siis selles versioonis kasutada on võimalik. Sissejuhatuseks tutvustan tänase webinari kava. Mina ise siis Eeva Lomp, Arukäed süsteemides AEC BIM tarkvarade konsultant ja sellises Revit testi siis projektijuhina kaasa löömas. Ja pärast mind, kui ma olen oma slaidid ettekande ära teinud, siis tutvustab Vitali Valtanen arhitektuurset moodulit, nagu teile kõigil juba tuttav on, siis tema selline arhitektuurimees. Stojan Lumilaan räägib siis konstruktiivses osade täiustustest ja Alar Hammer tehnosüsteemidest ja elektrimooduli täiendustest. Ja täna me oleme siis proovinud selle esitluse või sellise tutvustuse selliselt üles ehitada, et need saavad olema siis praktilised näited mudelis. Nii et Vitali alustab siis arhitektuurse mudeliga Revitis, demob siis seda nii-öelda Revit test alusfaili peal ja Stojan lisab siis konstruktiivsed elemendid seal moodulis ja siis Alar juba oma spetsiifikast lähtuvalt näitab mudelit Revit tarkvaras siis Revit test alusfaili peal. Kui meil tekib siin vahepeal küsimusi, siis võib kasutada siis chat-akent või siis Q&A, aga kuidas kellelegi mugavam nii-öelda kirja on panna. Et proovime võib-olla siis vahepeal näiteks, kui kellelgi on teatud arhitektuurse mooduli kohta küsimusi, siis juba neid vastata iga mooduli osas. Kui läheb ajaliselt natuke kitsaks, siis võtame küsimused kõige lõpus ette ja vastame nad nagu järjest, et vaatame jooksvalt, kuidas see liigub see asi. Nii et lõpus siis kindlasti on avatud vestluspaleel, kus siis oma küsimustele kõik vastused ka saavad. Siis lisainfoks, et webinari salvestatakse, kõigile registreerunutele saadetakse link hiljem ka siis e-maili peale, et saab järgi vaadata või järgi kuulata. Või siis üldsegi oma töökaaslasega jagada, kes võib-olla täna ei saanud osaleda. Teie mikrofonid on hetkel mute'i peal, et kui hiljem tekib vajadus rääkida, siis võib kätt tõsta ja ma saan ka võtta siis mute'id maha. Aga alustan siis ise sellise väikse ülevaatega, mis Arukäed süsteemidel siis eelmise aasta märtsist kuni selle aasta märtsini toimumas oli. Nimelt Revit test 4.0 versioon valmis tegelikult koostöös siis Revit Timber-Est paketiga. Ja see Timber-Est pakett on siis spetsiifiliselt suunatud just puitmajatehastele ja puitmajade projekteerijatele, kes siis Revitega töötavad. Nii et me osalesime siis sellises projektis või siis tegime siis taotluse osalemaks projektis, mis oli rahastatud siis Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu Next Generation EU poolt ja siis ehituse e-hüppe nii-öelda siis projekt. Ja meie eesmärgiks oli see arendada Revit tarkvarale lisaks siis juba nii-öelda lisamoodulid siis Revit arhitektuursele, konstruktiivsele ja nii edasi moodulitele, aga siis põhiplatvorm Revit Timber-Est paketi näol. Ja mis oli siis, nagu mainisin, suunatud siis puitmajatootjatele, et alustavad ettevõtted, võib-olla ettevõtted, kes praegu projekteerivad AutoCAD-iga, tahavad Revitile üle minna, oleks olemas selline alusfail, millega siis soodustada nende siis Revit tarkvara kasutusele võttu. Nii et sellises projektis me siin eelmisest märtsist alustasime ja nüüd siis tegelikult Revit test moodulid said juba 2024 aasta valmis ja nüüd siis saame neid
tutvustada teile siis avalikult, kui nii võib öelda. Ja projekti käigus, nagu mainisin korra juba ka, valmisid siis sellised moodulid Revit tarkvarale nagu Revit Timberest põhimoodul, spetsiifiliste perekonnaelementide ja sellise puitmäede spetsiifikaga ja Revit S 4.0 siis arhitektuurne lisamoodul, 4.0 konstruktiivne lisamoodul, tehnosüsteemide lisamoodul ja elektrisüsteemide lisamoodul. Et kõik need osad saavad täna tutvustatud, välja arvatud siis see Timberest pakett, millele tuleb siis eraldi webinar, mida ma siis selle webinari lõpus tutvustan 15. aprill. Lisainfo siis veidi sellist Revit testi ajaloost, et kes on juba seda rohkem kasutanud, teab juba, et 2017 aastal see alguse sai ja tänaseks siis 2024 on välja antud 4.0 versioon. Siin on praegu mainitud siis ainult täisversioonid, eks ole, 2.0, 3.0. Vahepeal on ka uuendused tulnud siin 2022, 2021, et 3.2, 3.1 ja nii edasi, et 4 aastat niisama puhkust ei olnud, et ikka kogu aeg toimus siis uuendamine ja nii-öelda uute asjade lisamine Revit S tarkvara aluspaketti, et võimalikult nii-öelda praktilisena seda hoida. Siin on kirjas ka mõned logod, nii et kes teab, esimestel aastatel olime digitaalehituse klastri nii-öelda kogukonnaga siis seda projekti koos tegemas. Arukad oli seda eestvedaja, aga sellesse paketti on panustanud siis lisaks meie enda konsultantidele ja tarkvaradele ka mitmete teiste Eesti projektbüroode inimesed, ehitusettevõtete inimesed ja erinevad asutused. Et see on selline laiapõhiline pakett, mis on siis mõnes mõttes saanud ka valdkonna heakskiitu ja kui kellelgi on ikka jälle mingid tagasisidet selle kohta anda, siis alati see võimalus on olemas. Nii, aga projekt tutvustatud üldjoontes üle räägitud, millega me siis tegemas oleme ja ma usun, et kõik on juba huvitatud kuulamaks, mida sisaldab see Revit S 4.0 versioon, nii et ma hea meelega siis annan siit praeguse sõnajärje edasi Vitali Valdanile, kes meile juba AR moodulit tutvustama hakkab. Ole hea. Nii, tere ka minu poolt. Kas minu presentatsiooni on näha? Mind on hästi kuulda? Jah, kõik korras. Okei. Nii, aga tere, mina olen Vitali Valtanen, olen siis selle arhitektuurse mooduli eest vastutaja. Ja alguses ma teen sellise lühikese sissejuhatuse sellesse, et millised seal üldised muudatused meil olid tehtud selles 04-s ja siis juba näitan ka ühe demo, mis toimib, et kui alustada Revit testi. Üldiselt me oleme siis ka juhendid täiustanud ja see struktuur, mis algselt oli, on sama, et kes kasutasid Revit testi, siis need juba teavad, et seal meil on alusfailid, DynamoScriptid, IFC eksport, juhendid, materjalid, parameetrid ja perekonna elemendid, kus on eraldi siis näiteks perekonnaelementide puhul on eraldi tehtud suured failid, kus on näidis perekonnad. Selles samas kaustas on ka ÜBN näidisfail, nii arhitektuurne kui ka konstruktiivne, kus saabki vaadata, kuidas parameetrid on täidetud. Ja oluline on, kui te hakkate seda Revit testi kasutama, siis kindlasti vaadake enne selle juhendi ja kirjelduse, millega tegemist on, et sealt saab nagu parema ülevaate. Perekonnaelementide kaustas on meil täiustusi. Üks asi veel siinkohal, et enamasti kõik need osad on AR ja EL ja need MEP-i osad, need on siis versioonides 2024 ja 2025 Revitile.
Mõned alusfailid on tegelikult olemas ka, näiteks arhitektuurne on ka 23. versiooni jaoks ja kuna Revitis on muudatusi toimunud, siis näiteks on tulnud ka maastiku jaoks teised funktsioonid, nüüd on toposolid, mitte toposurface siis. Ja siis on tekitatud siia juurde ka erinevad tüübid, katendid, teed ja perekonnaelementide kaustas. Seal leiab ka veel mõned teised väiksemad uuendused, on näiteks annotatsioonide osas lisaks ja ma hiljem näitan ka, kuidas te saate siis neid ka enda projektis kasutada. Ja kuna seda toposolid on ainult 24. 25. versioon, siis varasemates versioonides sealt kasu ei ole. Siis kuna olid tehtud ka suuremad muudatused ÜBN nõuetes, ehk siis pidimegi neid ka kaasajastama, siis see on Revit testis ära tehtud ja sellest võib-olla räägib Kastojan pigem eraldi veel lisaks, aga meil on olemas ka üks selline Exceli fail, mis oleks abiks teile, et seal sees on ÜBN nõuetele lisatud veel ka kaks tulpa, näiteks asukoht ja siis parameetrid ja Revit parameetrid, siis siit te saate aru, kus kohas asub see parameeter, mida te peaksite täitma. Näiteks asukoht, kas ta on properties või on edit type'is, kus siin on ka kirjas seal. Lisaks, kuna konstruktiivses osas oli selline skript olemas, mis aitas teil kirjutada sisse Reviti parameetrile, millel ei olnud seda automaatset väärtust, et kasutaja ei saanud ise kirjutada näiteks aknapindala sellise parameetri. Ja Revitis seda välja ei saanud niisama võtta, aga me pidime seda kasutama näiteks ÜBN nõuete täitmisel. Siis analoogselt selle konstruktiivse osale on tehtud ka arhitektuurses sellised skriptid, mis aitavad teil siis näiteks aknapindala kalkuleerida siis kohe sinna Reviti mudelisse sisestada. Ja siis lisaks ka näiteks kalde nurga ja siis sellised detailid. Ta võib olla ka aluseks teile, kui teil leiate, et mõni parameeter ei luba, Revit ei luba seda ise täita, siis te saate sama analoogse skriptiga siis selle ära teha. Ja praegu lähen edasi siis sellega, et ma näitan ka nendele, kes võib-olla väga ei tunne Revit testi või siis isegi need, kes tunnevad, siis võib-olla äkki sealt saab midagi veel. Et põhimõte on see, et me demos näitan lihtsama arhitektuurse objekti. Seal me ei vaata, kui ilus ta on, lihtsalt proovime seda funktsionaalselt ära teha. Näitan, kust saab kasu siis Revit testist ja siis hiljem juba nii Stojan kui Alar saavad selle arhitektuurse mudeli enda alusfailis kasutada, kui nad alustavad tööd. Siis korra näitan ka selle üldnäidiste, näidisperekondade faili. Ta on juba mõnest ajast juba varasemates versioonides ka olnud. Need, kes ei tea, siis siit te leiate erinevad tüübid, mida saate kasutada, näiteks seinatüübid, kaasa arvatud ka nüüd need toposolidid. Ja kuna me püüdsime siis selle alusfaili, millest tööd alustate projekti, teha võimalikult väikseks, siis me tegime eraldi faili, kus on kõik need elemendid välja toodud. Need samad elemendid te leiate ka üksikult Revit S kaustas, et saate sealt alla laadida endale.
aga ka lihtsalt kopeerides näiteks mõned elemendid valida ja siis kopeerida. Siin on ka eraldi sisustuse elemendid ja ka väljas näiteks asendiplaanil maastikul kasutamiseks. Siis praegu alustan täitsa uue projekti. Siin on näha, et see on siis seesama versioon 4. Ja no, nagu ikka meil alguseks oli see projekti andmete aken, kus sai sisestada need projekti andmed, mis automaatselt pärast lähevad ka kirjanurka. Okei, aga mis kasu on siis Revit testist? Siin on seadistatud näiteks mõned seinte tüübid juba sees, et saaks kiiremini projektiga alustada. Et mul on siin, näiteks ma kopeerin mõned teljed. Paneme näiteks, see tuleb juba B-telg. Kopeerime selle siia edasi. Paneme näiteks 11 000 ja siis siin paneme veel nagu mingi 3000. Nii. Väiksemaks. Seinte puhul, kui ma alustan seina funktsiooniga, siis siin näete, et seesama standardne pool, millest võib alustada iga kasutaja oma seinte loomise on täitsa olemas, aga te võite kasutada ka neid, mis siin juba on. Et kõiki seinu siin ka ei ole, et seinad te saate veel lisaks tuua teisest sellest üldfailist, kus kõik need perekonnaelemendid olid. Nii, ma võtan siin puitkarkass-seina näiteks, näitan, et kuni teise korruseni, core face interior näiteks, joonestan. Enne oleks vaja seal kommentaari ära kustutada, seda mul ei ole vaja. Nii. See kommentaar viitab sellele ka, et meie projekti baaspunkt asub meil A ja esimese telje ristmispunktis. Ehk siis see info on oluline, et me teame, millega arvestada, et kõik oleksid siis samal punktid arvestanud. Siin muidugi ma saan panna need numbrid järgmised. Nii. Ja võtame siseseinad. Näiteks need seinad, mis siin on, te saate vabalt neid ka kohandada ja lihtsalt nagu teile referentsiks, et saaksite kiiremini natukene seda tööd teha, aga igal juhul saate ka neid ka dubleerida ja oma soovi järgi kohandada, duplicate. See, et need siin lõpus on sulgudes kirjutatud kihtide mõõdud, see on lihtsalt nagu infoks, te saate ikkagi oma standardi järgi, kuidas te olete harjunud neid nimetama, tehke nii, nagu teil mugavam on. Iga hetk te saate ka need olemasolevad ümber kirjutada ja edasi tööd teha. Näiteks ma lisan siin paksuse. Okei, siin täiendan, lisan veel mõned korrektuurid. Nii, siis mul on siin, joonestan. Praegu ma ei sihi seda ilusat arhitektuuri, vaid joonestan mingisuguse lahenduse. Et paneme siia teise paksuse ka veel. Nii, siis meil on olemas sees nii uksed kui ka aknad, neid saab kasutada, saab lisada siin erinevad nii siseuksed kui ka välisuksed. Nii. Ja lisaks ka metalluksed. Need saame siia paika panna. On nii uksed nagu ka aknad, ma ka mainisin, et võtan näiteks akna. Nii. Ja on lisaks ka seadistatud niimoodi meil klaasseinad. Et klaasseina parameetrid on konkreetse mustriga ja siit ma neid liigutan, lisan
ja noh, saabki paika panna. Siis järgmisena ma näitan, et meil on olemas ka põrandad, siin ei ole neid nii palju, aga seal teises failis on veel neid lisaks, et praktika näitab, et kui liiga pikk nimekiri on, siis see tekitab nagu segadust ka, et te saate sealt sellest suurest failist valida need tüübid, mis teil tõenäoliselt on kasutuses ja siis saate neid siia sisse tuua, salvestada enda projekti kui enda template'i ja siis saate seda mugavalt kasutada. Ma jätan praegu selle, mis meil siin on. Hetkel ma ei vaata seda täpsust, kui ma hakkan seda kõike tegema. Ma lihtsalt lisan põranda elemendi. Ja tegelikult ma lisan selle natuke kaugemale ka, pärast siia sellest tuleb üks terves. Las ta praegu olla niimoodi. Siis jah, finish. Ja analoogselt siis me saame panna ka katuse siia. Katuse tüübi osas on meil jällegi 2 tükki. Kaldkatus, lamekatus ja nendest saate valida. Paneme selle overhangi ka natukene. Nii. Ja sellel liigutan natuke edasi. Joondan võib-olla äkki siia niimoodi. Siis vaikimisi, kui te hakkate selle joonestama, tavalises Reviti alusfailis, seal tekivad kõik kalded igalt ümberringi. Siin võtsime nüüd välja, et kui on soov, siis te saate valida ja määrata, et mis küljel on siis kalle. Ja saab ka mingi väiksema numbri panna. Nii, oluline, ma olen praegu esimesel korrusel, paneme selle teisele korrusele järgmisele. Nii, ja nüüd, kui ma 3D-s vaatan, kirjutan klaviatuuril 3D näiteks ja siis kiiresti sai mingisuguse lisandi valmis. Tõstan ülespoole. Ja siit te saate juba mingisugused andmed kätte sellega. Ja lisaks, kui ma lähen näiteks esimesele korrusele, siis kui ma hakkan lisama siia ruumid näiteks juba, siis automaatselt täiduvad ka tabelid, mis on ette valmistatud. Siin neid tabelid on natuke rohkem kui tavaliselt. Et siin on, kus on kirjutatud AR ees, siis need on ÜBN-i järgi tehtud ja seadistatud tabelid, aga lisaks on teil ka 3 tükki neid tööruumid, näiteks tööaknad, uksed, et need on siis sellised, kus on kõik parameetrid, mis võivad, mitte päris kõik, aga mis võivad olla vajalikud. Ja nagu näete, see siis tööruumid on täitsa tühi, siis ruumid, see on ka tühi, aga kui ma hakkan neid parameetreid lisama, ruumide objektid, lisan automaatselt, siis need ruumi elemendid on täitsa olemas. Ruumide tähised jällegi, et saate siin neid ise vaadata, lisada ja neid on isegi 2 tüüpi. Üks on siis selline, kus on näidatud ka korteri number näiteks, kui vaja on, siis korterelamu puhul saate näidata nii ruumi nimetuse, ruumi numbri, pindala kui ka korteri numbri. Ja siis need tabelid on siis automaatselt täidetud. Te saate neid kohandada. Siin on võib-olla liiga palju neid väljasid, aga iga hetk te saate siis siin valida fields, kas neid ära peita või siis lihtsalt ära kustutada. Et saate vaadata, mida teil vaja, mida teil ei ole vaja. Näiteks kui neid ei ole vaja, siis ma võtan isegi lihtsalt kustutan niimoodi, et saan kiiresti siis seda tekitada. Nii, AR-ruumides on samuti numbrid ja
AR tabelite puhul, need, mis on ÜBN-i nõuetele vastavad, siis siin on mõned siis väljad, te näete, et on tühjad, et siis te saategi aru, et need väljad on need, mida on vaja siis täita veel käsitsi. Kas käsitsi või siis kasutades skripti näiteks. Ja ma näitan ka seda näiteks, kuidas vajadusel, kui te soovite lisada näiteks sellesama toposolidi, siis võtame, joonistan siia toposolidi, praegu tuvalise klotsi. Ja vaikimisi alusfailis on ainult üks toposolid. Ja kui ma vaatan seda üldfaili, kus on mitmed erinevad katted, siis ma tahaks neid kasutada. Üks variant on loomulikult, kui te tahate ainult ühte valida, siis te võite selle konkreetse valida, Ctrl+C, siis lähete siia tagasi, Ctrl+V ja siis saate seda paigutada ja siis kasutada. Aga on ka selline variant, et lähete näiteks Manage menüüsse, siit võtate Transfer Project Standards ning selle abil te saate üle viia avatud projektidest erinevad seadistused. Need võivad olla ka lihtsalt mõned seadistused või siis näiteks tüübid, ceiling types näiteks, põrandatüübid, seinatüübid aga arvestage sellega, et ta toob kõik, mis teises failis on, kõik tüübid, mitte üksikud. Nii, mind huvitab siis toposolid näiteks. Toposolid types. Okei. Ja lisaks ka mõõdud näiteks, mõõdud, tähised ja sellised kõik asjad. Ja kuna mul on juba selles projektis olemas mõned materjalid, siis ma ei taha, et ta ümber kirjutaks, ma tahan, et ainult uued. New only. Ja siis, kui ma vaatan 3D-s, on selline klots siin, põrand näiteks, põrand, mis on siis toposolid. Ja vajadusel ma saan siis valida näiteks, kas on see mingi asfaltkivi või murukate. Toposolidid muide, need on väga, põhimõtteliselt ongi mitte päris sarnased, ongi nagu põranda elemendid, mida te saate samamoodi kohandada. Näiteks saate lisada siia mõned punktid, saate tõsta need otsad näiteks. Maastikuga siin on päris palju, mida saab teha. Ja lisaks, kui ma selle korra valin, siis siin propertites mul ta näitab siis selle pindala, perimeetri, volume, aga mul on siin all üks põrand, mis kattub ja ma võin teha sellise asja nagu excavate, näitan selle põranda ja ta siis lõikab selle välja. Ja nüüd, kui ma võtan selle toposolidi, siis siit te näete, kui palju on siis välja kaevatud. Ja see, kui ma korraks peidan kõik maja ära, siis on näha, et kuidas ta oli. Nii. Ja siin lisaks on seadistatud mitte ainult see, et te saaksite nagu selle objekti modelleerida, vaid ka dokumentatsiooni jaoks. Kui on vaja teil mingisuguseid sõlmeid teha ja tahaksite seal kasutada mõned viirutused, siis build regioonis on ülevaade kõikidest, mis siin on olemas ja need viirutused saab kasutada ka materjali sees, materjali kuvamisel. Ja lisaks on ka spetsides näiteks tehtud ka jooniste nimekiri, mida saab kasutada jooniste tekitamiseks. Et nagu te näete, et meil on leht sheets ainult üks ja kui ma korraks teen lahti selle jooniste nimekirja, siin on meil ülevaade, neid nimetatakse siis placeholderiks, et ma teen ette sisukorra, mida mul vaja on ja siis selle põhjal ma tekitan endale tühjad joonised. Et kuidas see toimiks, ma kõige kiiremini teen parem klikk sheets peal, new sheet ja siis võtan, millised joonised ma tahaks teha. Ma tahan plaanid näiteks, need kõik 3, võib-olla kõik lõiked, sõlmed. Igal juhul enamasti ma siin saangi valida.
ja üleval näitan, mis lehe suurust ma soovin. Tegelikult vahet ei ole, millist ma alguseks võtan, sest hiljem ma saan ka neid vahetada vabalt. Meil on tehtud siin nii A1, 2, 3 kui ka on sellised, mis on A3+, mida saab individuaalselt muuta siis suuremaks või väiksemaks. Ja nagu näete, kõik need kohe on meil lisatud. Palju kiiremini te saate siis tekitada endale vormistatud lehed. Ja nagu ma ütlesin, et see A3+ on selline, mis vajadusel saab muuta ka laiemaks jooniseks, mida saab siis plotteril välja lasta. Nii, aga midagi sellist ma tahtsingi näidata ja siis see 3D mudel näiteks on ette tehtud ja mida saab pärast konstruktiivses veel näidata, mida sellega saaks edasi teha. Mul ei ole poste, aga pärast neid saab väga kiiresti panna tegelikult. Aga ma enda poolt praegu siis lõpetaks ja annaks üle Stojanile või siis Eva, äkki saab veel midagi lisada, kui vaja. Ja, super, aitäh, Vitali. Ma näen lihtsalt, et on Arlis Krikk, kes on tõstnud käe ja ma mõtlen, et kas oli tal äkki küsimus mingi konkreetse osa kohta, et võib-olla me siin 1-2 küsimust võime nagu arhitektuuri osa peale vahele võtta. Ma võtan sul selle nii-öelda mikrofoni nii, et sa Arlis võid kasutada mute'i nuppu, võtad ära ja siis võid otse küsida, kui sul oli küsimus, et sa selle pärast kätt tõstsid. Ei olnud. Selge. Siis oli lihtsalt tunnustuseks, et oli hästi tehtud. Aga kuidas teistel, kas kellelgi võib olla praegu küsimus arhitektuurse mooduli kohta? Võib siis samamoodi käega märku anda või siis kasutada seda sama Q&A-d, et võime seda neid ka hiljem käsitleda. Nii, Kasper Asi on, kes tõstab käe, ma võtan maha, sa saad võtta oma mute'i maha mikrofoni pealt ja võid rääkida. Tere, jõudu. Küsin, kas selle uuel on ka midagi muutusjoonistega midagi lahedamaks läinud? Mis mõttes? Noh, kui on järgmine muutusjoonis vaja teha, et kas need muutuse tähistused ja need asjad? Need muudatused. Eraldi muudatuste jaoks on ainult nagu need tähised tehtud, aga väga detailselt seda nagu ei ole teinud midagi. Aitäh. See võib olla ka sisend, et kui on mingi konkreetne nagu probleem, seda võib ka välja kirjutada ja siis võib-olla me saame seda ka täiendada järgmises. Aitäh. Ja ma soovitan ka, kui selline nagu mõte või mingi ettepanek on, et võib panna meile e-mail, et kui me nagu on näha, siis me ju pidevalt tegeleme uuendustega, et siis see on midagi võib-olla, mida me saame arutada, et lisada. Nii et julgustan kindlasti meile kirjutama selle mõtte, mis teil võib-olla endal on. Nii, kas on kellelgi hetkel veel küsimust? Kui nüüd hetkel ei ole, siis ma annan sõnajärje edasi Stojanile, kes räägib meile konstruktiivsest osast ja nagu mainisin, siis võite kasutada siis nii chati kui Q&A vormi, et küsimusi vahepeal siis ka kirja panna, kui esitluse keskel midagi tuleb. Nii et ole lahke, Stojan. Aitäh. Tere kõigile. Panen siit kohe enda esitluse ka kõigile nähtavale, siis saate vaadata ka EK osa. Nii. On ilusti näha. Usun, et on. Kõik on näha ja kuulda. Väga hästi. Nii, minu nimi Stojan Lumilan. Ma arvan, et väga paljud juba teavad, kellega tegu on. Ja mina siis olen teinud muudatusi ja uuendusi Revit testi EK osas ehk konstruktsiooni osas. Ja näitan siit slaidi pealt kiirelt ka, mis vahepeal muutunud on siis võrreldes eelmise versiooniga. Täiesti uusi asju, mida enne pole üldse olnud. Neid on tegelikult ainult 3 tükki. On puitposti ja puittala juurde tulnud, ristkülikukujulised ja üks vundamendi taldmik. Nii nagu Vitali lõpetas enda seal jutus ja ka Eva mainis, et võite saata neid küsimusi, siis me ütlemegi, et
EKA osas on väga vähe tulnud selliseid soove, mida inimesed on sinna tahtnud lisada. Et tundub, et kõik on seal juba sees, mida vaja oleks. Või siis on lihtsalt nii eri detailid, et ei ole mõistlik neid sinna Eesti lokaliseeringusse panna. Kusjuures üleeile saime ühe hea küsimuse veel, nii et selle me kindlasti sinna järgmises versioonis sisse paneme. Aga sellised on siis täiesti uued asjad, mida varem pole kunagi olnud. Aga terve rida uuendusi ja muudatusi on seoses olemasolevate elementidega küll. Ja mitte ainult elementidega, vaid ka nõuete siis parameetri nimedega. Meil vahepeal ÜBN nõuete siis failis või ÜBN nõuetes muutusid ära parameetrite nimed. Kes on tähele pannud, siis vanasti olid meil parameetrite nimed alakriipsudega, kui olid mitmesõnalised parameetrid. Nüüd on nad kõik tavaliste kriipsudega ja nii-öelda Reviti kaugele inimesele võib-olla tundub, et see on lihtne asi. Muudame kõik parameetrid ära, aga meil on vaja muuta parameetrid nii perekondade sees, kui alusfailides, kui spetsides ja igal pool mujal, kus nad on ka jagatud parameetrifailid. Ja need tuleb kõik teha siis kõikide versioonide jaoks, et päris suur hulk tööd on sinna läinud, et uuendada siis neid faile vastavaks ÜBN nõuete parameetritele. See eeldas siis kõikide perekondade täiendamist nende vastavate parameetritega, mis nendes perekondades siis olid. Ja nagu ma ütlesin ka siis nii tabelites, mis on alusfailides, kui ka muudes kohtades tulid need parameetrid kõik ära muuta. Üks osa uuendustest on seotud ka IFC4 siis katsetustega või testimistega. Meil on näiteks EKA osast ka IFC4 näidismudel väljas. See on selles samas alusfailis kaasas. On see IFC 2x3 mudel, mis meil on kogu aeg seal olnud. Ja IFC4 mudel on siis ka, kes tahab proovida seda uuemat IFC-d. Ja IFC eksportimise käigus siis Revit on ennast kõvasti arendanud seal valdkonnas. Ja tänu sellele on siis ka eksportimise sätted läinud täiesti teistsuguseks. Et property seti tuli muuta ja tuli ka kirjutada uus IFC eksportimise mapping, mis on siis Revit 2025 täiesti teistsugune, kui see varasemates versioonides oli. Sellised asjad on nii-öelda need taustaasjad, mida võib-olla kasutaja ei näe. Kasutaja jaoks on kõik nagu toimib, kõik on väga ilus ja lihtne, aga seda töömahtu seal taga tegelikult on omajagu. Ja lisaks sellele ka siis on kõik Dynamo skriptid üle käidud, kuna iga Reviti versiooni muudatusega muutub ka Dynamo versioon. Dynamo tegelikult uueneb isegi kiiremini kui Revit. Iga kord on seal mingisugused uuendused sees. Osad koodiblokid on ära jälle nii-öelda kaotatud või välja visatud sellest standardpaketist ja osad siis jälle juurde tulnud. Et siis me hoiame neid Dynamo skripte ka ajakohasena või ütleme siis kõige viimase versiooni ka katsetame ka, kas nad töötavad ja kui midagi ei tööta, siis püüame teha muudatusi nii, et nad kõikides versioonides ikkagi veel tööl oleksid või töös oleksid. Ja mitte ka vähetähtis asi on ka see, et me uuendasime juhendeid. Et ka selle nii EKA osa kui AR osa juhendid on muutunud. Sinna on tulnud täiendusi päris palju juurde ja täpsustusi, kuidas moodi need elemendid meil töötavad. Mitte ainult siis Dynamo skriptide osas, aga ka üldiselt siis kogu selle Revit testi käitumise osas, nii et tasub seda ka vaadata. Nii, nagu Vitali tegi AR osa demo, siis ma püüan teha EKA osa ehk konstruktsiooni osa demo ja näidata siis ka Revitis siis laivis või reaalajas, kuidas moodi siis meil see Revit testi rakendamine võiks käia konstruktiivis. Ja samamoodi nagu Vitali alustas, mina alustan ka uut projekti ja kasutan siis meie EKA alusfaili. Meil on ka olemas konstruktsiooni osa alusfail. Konstruktsiooni osa alusfailis on tegelikult väga palju arhitektuuri alusfaili osi üle toodud, näiteks igasugused joonetüübid, kirjastiilid, need kõik asjad on seal samas sees. Kui te vaatate EKA osa joonetüüpide loendit näiteks, siis need joonetüübid on täpselt samad, nagu on meil arhitektuuris. Nii et ka konstruktoritel on võimalik kohe siit joonistada kas mingisugused tuleohutuspiire või mis muid jooni vaja on. Samamoodi igasugused viirutused, kui te tahate teha sõrmejooniseid näiteks, ka need on kõik täpselt samamoodi seal sees. Väga mugav on kasutada, kui need andmed on kõik ühtsed ja ühesugused. Ja nii nagu arhitektuurses osas, on ka konstruktiivses osas alguses kohe siis võimalik selle ütleme siis infolehe peal täita ära andmed, nii et saate siis
kirjutada siia oma projekti nimed või mis iganes teil siin vaja on, aadressid ja kõik muud asjad. Loomulikult saab neid panna ka manage saki alt, nii nagu tavaliselt Revitis ikka, et seal mingisugust erisust selles osas ei ole. Nii, ja püüan siis konstruktiivses osas teha ka ühe hoone ja kasutan selleks Vitali tehtud mudelit, seda sama arhitektuuri mudelit, mis tal seal juba teile näitas esimeses osas. Lingin selle mudeli siia oma konstruktiivse projekti alla ja saan siis jätkata siin seda tegemist. Nii, kohe varsti saame siit ilusa faili ette, siis kaustasid on palju, oleks võinud endale panna lisakausta siia kõrvale. Nii, AR näidismudel. Kuna Vitali on teinud selle Revit testi alusfaili peal, nagu ta teile enne näitas, siis meil on kokkuleppeliselt jäänud see reegel sinna sisse, et meie mudelid või see mudeli baaspunkt on telgede A ja 1 ristumispunktis. Nii et mudelit sisse tuues mul ei ole vaja eraldi midagi kohendada, see kõik väga täpselt istub selle koha peal, kus ta peab olema. Nüüd on mul muidugi siin nii enda mudeli osad kui need lingitud mudeli osad. Ma panen selle lingi praegu teile siis halli joonega, siis on paremini võib-olla näha. Muidu on kõik selline ühtne must, siis ei saa enam aru, mis kuskil on. Kustutan selle info teksti ka ära siit juurest, et seda meil ka ei ole vaja siin vaadata. Nii, aga arhitektuurne mudel täiesti ilusti olemas, on sisse toodud siia seesama mudel, mis ta teil näitas, muidugi nüüd on need postid ja paar lisadetaili on siin juures, aga sisuliselt on tegemist sama mudeliga. Ja kuna tegemist on siis Revit enda mudeliga, siis on väga lihtne ka kontrollida näiteks elementide väärtusi, parameetreid. Ma hakkan siin oma seinu tegema, konstruktiivseid seinu, siis ma saan alati valida selle lingitud mudeli elemendi ja vaadata, millest see koosneb. Ja näen, et ta siis kasutab puitkarkass seina. Saan ka vaadata tema tüüpi. Vaatan, et see sein on 195, on siis see kandev osa. Ja siis on õhkvahed ja roovid ja tuuletõkked ja muud asjad seal peal. Meil EK osas sellist sõrestik seina ei ole tehtud. EK osa, ütleme siis elemente, on kõige parem vaadata näidis failist. Meil on EK osa kohta, nii nagu ka AR osa kohta tehtud näidisfail. Ja kui ma seda Revit testi kaustasid vaatan, lähen siia AR EK kausta sisse ja võtan perekonnaelemendid ja õige Reviti versiooni ka, praegu 2025, siis siin on see EK näidisperekondade ja parameetrite fail. Samamoodi nagu Vitali siis näitas arhitektuuri osa kohta, on meil ka siis konstruktsiooni osas selline fail, kus on sees laiali nii-öelda sikutatuna kõik need elemendid, mis selles Revit testi sees on, igasugused talad, postid, vundamendid, ühendusplaadid, ankrupoldid, postikinga näidised, isegi lõikavad avad, mis on konstruktori jaoks ka väga tähtsad tihti, armatuurid erinevad, mis vastavad siis betooniühingu poolt siis ka heaks kirjatud painutuskujudele, mida me siis Eestis kasutame. Ja lisaks sellele on ka siin siis ukse ja aknaavad, ilma siis lengi ja liistude ja klaaside ja muu selliseta lihtsalt avad. Ja näidisseinad ka siis Baurocki valikust. Baurockiga koostöös on ka siis siia sisse saanud need Baurocki näidisseinad erinevate materjalidega, siis mida Baurock pakub, nii seda klassikblokki kui elementi, seinapaneele ja ekotermi. Igasuguseid asju on siin sees. Aga meil ei ole siis puitkarkass-seina, kuna Revitis seda väga lihtne teha ei ole. Ütleme, karkassi elementide mõttes kasutatakse siis assembleid ja lisaäppe selle jaoks, et seda teha. Siis me siia Revit testi alusfaili neid sisse ei ole pannud. Nii et ütleme, et arhitekti kiuste või siis, ma ei tea, võib-olla tellija ütles mulle salaja, et ärme pane neid puitkarkass-seinu, teeme Baurock seinad. Nii ma siis kasutan selles projektis kandekonstruktsioonina ja ka siseseintena Baurock seinu. Õnneks on väga lihtne vaadata, et mis see seina paksus siin on arhitektuurses mudelis. Nagu ma enne näitasin, et saan selle kohe kiiresti siit kätte. 305 on see seina paksus. Vaatame, mis meil Baurocki valikust siia võiks sobida. Baurockil vist on Ecoderm 375 ja siin on 300 näiteks. No ma võtan selle 300 seina. Üks lihtsamaid viise siis enda projekti sisse saada neid seinu on kopeerida nad siit näidisfailist. Erinevalt arhitektuuri projektist või arhitektuuri alusfailist, konstruktiivses alusfailis me ei ole väga mingisuguseid tüüpe siia sisse pannud, nii minimaalselt kui vähegi sai.
sellepärast, et meil on see näidisfail, kus saab kõik need asjad üle tuua ja kõik perekonnad on loomulikult ka eraldi ükshaaval saadaval. Et selle jaoks ei pea seda näidisfaili isegi avama, et võite ka niisama neid perekondi laadida sisse. Aga konstruktsiooni seintest projektis on tegelikult vaikimisi ainult üks, see kõige baasim, kõige standardsem sein, mis ei ole Revit testiga otseselt seotud, mis on Reviti enda siis selline vaikimisi sein nii-öelda. Seega tuleb siis tuua üle need elemendid sealt sellest näidisfailist ja ma võtan selle Bauroki 300 ploki siit, kopeerin ta lihtsalt enda projekti. Kõige lihtsam viis. Teine variant oleks siis tuua insert sakiga ja load family tööristaga need üle. Aga midagi sellist. Nii, see element on olemas. Ma vaatan, et teised seinad ka korraks üle, siis ma saan ühe korraga võib-olla need ülejäänud ka ära tuua. See on 195 ehk siis 200 sein ja see on siis 100 sein sisuliselt. Vaatame, mis meil Bauroki valikust sinna siseseintele sobiks. See on meil 150, see on 200 sein ja kuskil siin peab olema siis 100 sein ka. Väga hea. Need 2 seina, need on ka veel üle, siis me saame oma seinad valmis joonestada siia mudelisse. Väga lihtne on kopeerida neid elemente, et hästi kiirelt käib ühest projektist teise. Ma kustutan nad ära, sest mul neid seinu ennast vaja ei ole, mul oli vaja tuua üle ainult tüübid ja tüübid tulid mulle nüüd siia loetelusse. Tänu sellele ma kopeerisin nad üle, siis tulid ka need tüübid kaaslased teisest projektist. Nii. Teeme oma seina valmis siia. Paneme mingi sisepinna järgi näiteks paika. Vaatame enam-vähem siia. Väga ülitäpselt ei hakka seda mudelit tegema, nii nagu Vitali ka rääkisid. Ei ole mõtet praegu siin ju teha mingisugust koolitust ja projekti valmis, vaid lihtsalt näidata, kuidas moodi me saame kasutada neid Revit testi elemente selleks, et lihtsamalt ja mugavamalt enda mudelit siis teha. Teen nüüd paar seina siia ära. Siia üks sein tuleb meil siit. Kuskile siia. Ja siis üks 100 sein oli ka siin, pisike sein veel. Ta otsustab, et ta ei taha minuga praegu koostööd teha. Ei ole nõus vahetama seinatüüpi. Nii. Nüüd vist saame. Seina siia ära. Nii, mul on arhitektuurne fail ja siis konstruktiivne fail ühes samas vaates. Praegu on raske võib-olla aru saada, ma teen ühe duplikaadi sellest vaatest selleks, et peita duplikaadis siis ära link, lingitud fail. Ja siis ma näen päriselt, mis ma siis tegin konstruktsioonis ja ma näen, et ühe seina olen unustanud teha. Tõenäoliselt mul ei olnud sisse lülitatud siis chain linnuke, aga seda viga on lihtne parandada, kuna mudelid, elemendid on kõik ilusti olemas siin. Nii. Väga hea. Ma pakun, et ma tegin muidugi seinad madalamale, tegin vundamendi kihi sisse, aga seda annab ka õnneks Revitis parandada, sellega ei ole üldse mingit muret. Ja vaatangi kõrvalt tegelikult vaadet näiteks lõunast. Jällegi vaated on ette vormistatud siin Reviti alusfailis ka ja saan siis ka kasutada Reviti enda tööriistu selleks, et üle tuua mingid teatud elemente, mis mul vaja on. Näiteks korruse tasandid. Neid ma siiamaani ei ole üle võtnud. Võtame siis siit selle teise korruse ja vundamendi tasandi ka üle. Siis on mul need ka enda mudelis olemas ja saan oma seinad lõpuks panna siis õigesse kohta, kus nad pidid tegelikult olema. Pidid olema mul esimesest korrusest kuni teise korruseni. Nii, palju parem. Nüüd on seinad ka õiges kohas. Enne tegin seinad maa alla. Seda kindlasti ei tahtnud teha. Ja niimoodi saab siis neid elemente siia lisada, uksed, aknad samamoodi. Kõige lihtsam jälle võtta sealt sellest Reviti näidis perekondade failist, need samad ukse ja aknavad siit. Muidugi need tuleb võtta koos selle seinaga, sellepärast et Revit ei võimalda üksikult neid elemente kopeerida muidu. Kui neil seda host'i või seda peremeest ei ole, siis need kaasadest ei tule sinna. Seetõttu teen praegu siis selle kopeerimise koos selle seinaga, kuigi mul seda seina ennast vaja ei ole. Soovisin lihtsalt saada ukse ja akna mudeleid nii-öelda. Ja nii nagu arhitektuuris konstruktsioonis on ka tehtud midagi siis juba ette, aga kuna konstruktsiooni avad on väga sellised muutuvad,
siis me ei ole teinud mingisuguseid standardseid avasid siia ette ja igalühel on võimalik ise endale siis sobivad avad valmis teha. Nii on ka meil siin. Näiteks ukse ava puhul siis on üks standardne mõõt, mis on vaikimisi siia sisse tehtud 2100x900, aga nii kui te tahate oma uusi tüüpe teha, siis saate siia kohe oma uued elemendid teha. Muidugi peaks enne teadma, mis see arhitektuuri ukse suurus on, aga seda saab ka siis mudelist väga lihtsasti vaadata. Kas siis mõõta mudelist otse, kuna tegemist on Reviti mudeliga, siis kõik andmed on ilusti sees. 910, 2010 on tõenäoliselt, 2110 on tõenäoliselt siis need mõõdud sellel konkreetsel uksel. Paneme siia näiteks 910 korda 2110 parameetrite paika. Saab siis selle elemendi siia paika panna. Snapib isegi ilusti selle arhitektuurse ukse koha peale, nii et väga mugav on seda sinna panna. Välisuks on tõenäoliselt laiem. See uks, kui juures on isegi sama laigel, nii et saab siis siit neid erinevaid asju teha. Ma olen praegu suvaliselt, kuigi ma peaksin tegema uued tüübid, aga lihtsalt selle esitluse raames ei ole mõtet võib-olla kõiki asju nagu üksipulgi lahti näidata või ära muuta. Ja akendega samamoodi, meil on olemas aknaava. Saan ka aknaid paigutada täpselt samamoodi nagu arhitektuuris on. Lihtsalt siis peaksin jälle võtma arhitektuurse akna aluseks, vaatama tema laiust ja kõrgust ja pikkust ja selle akna laua kõrgust ka samamoodi, et need elemendid siis kõik paika saaks. Ja samamoodi siis klaasseina osa, et selle jaoks me kasutame ka ikkagi akna või ukse tööriista. Tõenäoliselt siis minu näites ukse tööriista. Aga peaksin tegema siis uue tüübi ka, mis selle akna ja ukse augu nii-öelda mõõtudega klapib. Praegu teen huupi. Väga täpseks ei lähe, aga vaatame korra, mis selle akna mõõt Itaalil oli. 4 meetrit ja 2700 vist oli kõrgus. Saame teha siis sellise uue tüübi. See on 4000 lai ja 2700 minu meelest oli see kõrgus. Laius 4000 ja kõrgus 2700. Väga mugav tegelikult on kasutada neid elemente, kui need on juba olemas. Ja saab siis võtta sellest näidisfailist või kasutada siis insert sakil olevat load family tööriista, kuidas iganes keegi on harjunud tegema. Ja vaatan 3D vaates ka korraks, kuidas see mudel siis välja näeb. Siin on mul jälle 3D vaates praegu kõik asjad korraga koos, aga teeme duplikaadi vaate, kus me siis peidame ära selle lingi ja siis saame vaadata ainult konstruktsiooni osa mudelit. Ja kuna konstruktsiooni osal praegu katust ei ole, siis on see sein nii palju madalam. Aga niimoodi on võimalik järjest edasi töötada selle mudeliga, leida üles siit sellest näidisprojektist või näidisfailist erinevad elemendid, mida te tahate saada, tahate armeerida midagi, saate siit oma armatuurid võtta, tahate avasid lõigata, on need avad ka olemas, et sama lihtne töö. Võtate sealt selle elemendi ja saate ta siis siia paika panna, näiteks kuskile seina peale, siia panen selle ava, lõikan sellest seinast ühe augu läbi näiteks. Ma pean eest ära võtma webinari tööriista riba, muidu ma ei näe, mis ma teen. Teie seda ei näe, aga minul jääb ta siia ette. Et saame siis siia avasid lõigata kas siis süvendeid või täitsa läbivat ava, sõltub siis jälle omadustest. Igal elemendil on enda omadused, kuidas moodi ta on defineeritud. Mõni on defineeritud tüübi omadustena, mõni on defineeritud siis üksikelemendi omadustena. Antud hetkel see ava siis on defineeritud tüübi omadustena. Saab sealt neid elemente võtta ja saab neid lisada. Ja kui te olete jõudnud selle projektiga juba nii kaugele, et see projekt on nii-öelda valmis saanud, ma siis näitan ka enam-vähem, milline see võiks olla. Panen selle teise projekti kinni ka, muidu meil on korraga mitu asja lahti. Siis ta võiks välja näha midagi sellist. Tegin siia midagi lihtsat nii-öelda. Mõned põrandad sinna, kus Vitalil olid linnasel plaadid ja tegin sokli ja alus siis taldmiku sellele soklile. Nii. Minul läks korraks pilt täiesti mustaks, nii vaatame, te olete ikkagi veel endiselt olemas, ma ei näinud ise vahepeal mitte ühtegi asja, aga tundub, et asi toimib ikkagi siiski. Aga Revit vist
ei kannatanud kahte projekti praegu. Tundub, et Revit otsustas, et ta ei taha meiega praegu hetkel koostööd teha. Midagi ta siin teeb, aga ei ole suutnud ära lõpetada. Ma hea meelega näitaksin teile ühe skripti osa ka veel üle, et see on tegelikult päris põnev, aga selleks ma pean ilmselt sundima Reviti kinni, sellepärast et praegu tundub, et mingisugune operatsioon, mis ma tegin järjest ja võib-olla see miitingu keskkond, kus me seda kõike edasi kanname või üle kanname, need omavahel vist väga hästi kokku ei klappinud. Otsustas Revit, et ta seda projekti ei taha teile näidata, see on salajane projekt. Võib-olla ma tegin RKIK jaoks mingisuguseid asju või midagi muud. Kes teab. Aga vaatame, proovime ikkagi selle mudeli ette saada siia. Näitan senikaua võib-olla siis seda kausta struktuuri ka, et Revit Testis samamoodi nagu Vitali seal enda slaidi peal näitas, siis EK osas on ka neid parameetreid siin või perekondi ja muid asju omajagu, et igasuguseid armatuurikujusid, paneele, poste, talasid, tootjate poolt on meil samamoodi elemente, näiteks need samad Pauroki näidisseinad, nad on ka eraldi faili viidud sisse, lisaks sellele üldisel näidisfailile ja Roofit Solari paneele. Päris palju erinevaid asju on siin sees ja on ka need IFC failid, nagu ma enne ütlesin, siis EK osast ja AR osast me oleme teinud IFC näidisfailid ka, lähtudes siis enda nendest samadest Reviti näidisfailidest, nii et kes tahab vaadata, saab lahti võtta selle Reviti näidisfaili, vaadata, kuidas sinna on parameetrid defineeritud ja võtta siis lahti see IFC ja vaadata, kuidas need parameetrid siis IFC-s välja näevad, kuhu kohta need tulevad, millise saki peale need tulevad, kuidas neid kirjeldatud on. Et see on tehtud kõik nende samade sätetega, mis meil on Revit testi sees. Et siin ei ole ühtegi sellist mingit salajast lisasätet, et te peaksid hakkama mingeid asju kuskilt lisaks otsima. Need samad infod, mis me oleme andnud teile juba varasemalt ja mis on seal juhendis ka kirjas. Need töötavad kõik väga hästi. Nii, aga ikkagi see projekt, et ta siis selline nägi välja, panin siia mingid sarikad ja natukene seinu ja uksed, aknad ja natuke armatuuri, et nad on kõik siin olemas. Armatuuri värvid ka vastavalt siis nendele ÜBEN-i nõuetes kirjas olevatele soovituslikele värvidele on siia sisse tehtud. Ja näitan siis spetsi ka, näitan näiteks seina spetsifikatsiooni. Samamoodi siis on EK osas tehtud need ÜBEN nõuetele vastavad spetsifikatsioonid, vastavalt siis elementide kaupa, millele on vaja milliseid parameetreid lisada. Ja nii nagu Vitaliga rääkis, et kui te näete siin tühjasid kohti, siis need tuleb ilmselt ära täita, enne kui te saate eksporti teha IFC-sse. Sõltuvad siis muidugi projekti staadiumist, aga väga paljudes staadiumites on vaja ikkagi neid elemente siia täita. Ja neid saab siia täita käsitsi või kasutada siis neid äppe. Tahtsin seda äppi ka demonstreerida teile. Vaatame, kas täna meil see õnnestub ilusti. Kõige lihtsam näide on need alumised ja ülemised kõrgusmärgid, et neid on juba tüütu sinna kanda käsitsi sisse ja veenduda, et need oleksid õiged. Selle jaoks parameetrite, IFC ekspordi parameetrite täitmise hõlbustamise äpp või DynamoScript on olemas. Et tal on selline võib-olla kohmakas nimi, aga IFC eksport ja EK parameetrid on antud hetkel siis selle äpi nimi või selle skripti nimi. Ja täidab erinevate EK elementide kohta neid parameetreid. Enamik EK elementidel, millele on võimalik parameetreid Reviti seest küsida, mida kasutaja niisama ei näe või lihtsasti kätte ei saa, neid siis saab päris hästi täita. Tal mingid sisendeid väljundeid ei ole, nii et sellepärast ongi see player tühi, aga te peaksite nägema varsti hüppavad siia siis parameetrid sisse. Nii ülemine kui alumine kõrgusmärk ja antud hetkel tulid ka siis materjalid kaasa. Positsiooninumbrid loomulikult automaatselt täita ei saa, massi Revit ise üldse ei arvuta. Et selle jaoks siis tuleks ka kasutada teisi parameetreid, näiteks massi leidmiseks on meil siin olemas. Vaatan, kas ma saan siia panna walls ja arvutada need kokku. Vaatame kohe. Walls, vaatame, kas õnnestub, kui me nii teeme. Kas tulevad massid ka siia? Selleks peavad olema muidugi need füüsilised parameetrid nendel materjalidel küljes. Ma arvan, et Paurokil ei ole hetkel külge pandud. Olid ikka. Üks tulid massid ka siia. Saab siis neid skripte kasutada selleks, et aidata siis täita neid tabeleid enne eksportimist. Nii, väga palju infot, et ma ei tea, kuidas me teeme, kas mahutab mõne küsimuse siia või? Ja, kui sa oled oma osa lõpetanud, siis super, aitäh sulle põhjaliku ja ülevaatliku ettekande eest, väga põnev. Siin on üks küsimus praegu, ma äkki loen selle ette.
Jah. Kas õõnespaneelide perekonnaelementidele on lisatud ebastandardse laiuse parameeter, mida saaks ka tabelites näidata ja muudab reaalset mudelelementi? Ma arvan, et see natuke haakub selle küsimusega, mis meil oli siin eile, kui juures oli just koolitus Reviti konstruktsiooni osa ja seal ma arvan, et see on seesama küsimus, mis tekkis. Et kui mul on õõnespaneel ja õõnespaneel on mingisugune laius, mis ei ole 1200 mm, nagu ta sealt tehasest tuleb, vaid on mingi muu laius, et kuidas seda siis saada sinna tabelisse, siis me avastasime, et me saame kasutada neid Revit testi sees olevaid elemente küll, aga tuleb siis nii-öelda natuke juurde mõelda. Ma võin näidata kiirelt siit, kui ma võtan siit ühe paneeli. Meil on siia Revit testi sisse viidud siis e-betoon elemendi siis standardsed paneelid. Mitte, et meil oleks mingisugune nii-öelda sponsorlus nende poolt, aga lihtsalt nende failid olid kättesaadavad veebist kohe. Et ei pidanud hakkama mingit lisaasju seal tegema, siis oli kõige lihtsam neid elemente sinna tuua. Saab loomulikult ise teha neid õõnespaneeli siin juurde igasugused erinevate tootjate omi, et saate ise vaadata, kuidas teile endal meeldib. Kui ma teen siia õõnespaneeli, siis te näete, et meie Revit testi õõnespaneeli sees on selline ava. Me tegime sellise paneeli, mille sees on lõikav ava ja seda lõikavat ava saab siis tüübiomaduste all muuta, et tal on tüübiomandused olemas. Ja kui teid see lõikav ava ei huvita, siis standard näeb ette seda, et te lükkate selle ava nii-öelda paneelist välja. Siis kirjutate mingi suurema laiuse, kui see paneeli enda laius on ja siis ava satub nii-öelda paneeli kõrvale ja siis ta loomulikult midagi enam ei lõika, sest ta ei ole enam paneeli sees. Aga kui ma panen siia mingi muu numbri, näiteks ma ei tea 900 ja ütlen, et see paneeli algus on 0 mm pealt ja paneeli enda või selle ava pikkus, vabandust, on näiteks, ma ei tea, 6 meetrit või mis iganes, mis paneeli pikkustel mõistlik on sinna määrata. Siis teoreetiliselt te saate seda paneeli lõigata selle avaga nagu katki külje pealt. Kohe näete, et see paneel läheb väiksemaks. Ja te saate spetsifitseerida siis seda väärtust. Kuigi ma praegu vist nägin, et see väärtus ei ole meil shared parameetrina, nii et tuleb siis ilmselt shared parameetriks ümber nimetada seal perekonna sees. Muidu te ei saa seda spetsi lisada. Aga selle parameetri järgi põhimõtteliselt on seda võimalik teha, mis te tahate teha. Super. Workaround. Yeah. Nii, sa võid siis uuesti kommenteerida, Jüri, kui see vastas su küsimusele või kui see ei vastanud. Aga ma küsin siis ühe küsimuse siit veel juba ära, kas Revit test 4.0 perekonna elementidel on parandatud nelikanttoru ristkülik post ühikmassia. Et näiteks ristlõikel 250, 150 × 5, nominaalne weight 16,7, kui testmass on siis per unit 30,1. Need ei ole parandatud. Need, mis on need nominal weight'id, need on ju tegelikult kaalud. Need ei ole otseselt ju massid, need ei ole kilogrammides, see on see KGF, kilogramm force. Ja neid tegelikult mina ise ei lisanudki sinna. Neid tulid Revitis automaatselt alguses kaasa ja ma nii-öelda tagantjärele neid muutmas ei käinud. Aga ma võin korraks proovida või vaadata üldse, mis seal sees on, kui ma võtan selle näidiselemendid lahti. See väga kaua, ma arvan, ei ava. Saame selle korraks siis üle kontrollida. Nii, kohe. Nii, 40 toru ja temal on siis mingisugused asjad siin sees. Need parameetrid, mida Revit siia paneb, need ise kuidagi arvutas siia sisse. Nii et need nominal weight'id, mõnel on nad siin nullid ja mõnel on midagi muud siin. Et see peaks teoreetiliselt olema õige, aga kuna seda KFC-d või KGF-i ma ise ei määranud, siis need tegelikult tulid suhteliselt suvaliselt. Mida meie määrame, on näidatud meil, kui ma võtan siit näiteks talade osa lahti ja terastalad ja 40 profiilid, siis mida meie määrame, on kirjas tegelikult selle tekstifaili sees. Nii et kui sa siin tekstifaili sees näed, et see parameeter on siin sisse kirjutatud, siis ma pean selle ära parandama. Kui selles tekstifailist seda parameetrit ei ole igale reale määratud, siis meie seda... Näita meile ekraani ka. Vabandust. Jah, see oleks palju mõistlikum. Kohe. Nii. Jagame oma ekraani ka. Et meil selles 40 profiili kaustas on siis lisaks selle RFA failile ka need tekstifailid. Et tekstifailiga ma tegelikult defineerisin ära, mida siis Revitisse üle kantakse ja kõik, mida siin tekstifailis ei ole, kõik selle võtab Revit kuskilt ise ja mida ta iganes siin ise kasutab, ma täpselt ei oska öelda, mille järgi ta võtab tõenäoliselt mingisuguse standardse kuju järgi
ja ta ei pruugi seda isegi arvutada igale elemendile eraldi. Et need on need parameetrid, mida mina siia reaalselt sisse viisin ja ma ei ole kindel, et see konkreetne weight on siin üldse kirjas, ma vaadataksin, üldse on sellist parameetrit. Ei ole. Nii et seda mina ise defineerin, siin ei ole, et see tuleb kuskilt Reviti enda mingitest arvutustest või varasematest asjadest. Me võime proovida seda tühjaks teha nii, et seda üldse ei ole seal järgmises versioonis, et see on võib-olla mõistlik katsetada, et kas me saame selle ära kustutada sealt üldse. Aga mõned asjad tulevad automaatselt kaasa, et me kõiki neid ei saa nagu ära võtta siit. Ma hea meelega teeks selle üldse tühjaks, selle osa, sest see meil modelleerimisel ei anna mitte midagi. Et mida mina panin siia sisse, olid mingil hetkel küll need ühikkaalud. Need tulid siis sellest, mida siis tootja ise on ette andnud. Aga teisi neid weight'e, mis siin on, neid mina ise sisestanud ei ole. Okei, aitäh, Stojan. Ja kui tekib veel küsimusi, siis võib kirja panna ja võtame neid lõpus, et liigume praegu siis edasi järgmise ettekandega. Nimelt Alar Hammer tutvustab meile siis tehnosüsteemide ja elektri osa. Nii et ole lahke. Mikrofon ja ekraan on sinu. Ja, tere. Et minu nimi siis Alar Hammer ja siis näitan teile, räägin teile siis tehno poolest. Keerin oma ekraani välja kohe. Nii, sa võid mulle öelda, Eva, kas tuli? Ja, oled nähtav, kuuldel ja kõik on hästi. Sa olemas, okei. Ehk siis ma räägin kõikidest MEP-i osadest, elektrist hästi põgusalt, tegelikult ma sellega päris ise pole tegelenud, aga ma põgusalt räägin ära, mis seal uuendusi on. Ja MEP-iga, et kõigepealt ma näitaks teile siis ära slaidid ja siis, kui jõuab, vaatame, näitan ka natukene mudeleid ja asju, mis seal sees on. Aga slaidides siis hakkame pihta, et mind ka vist need, kes on MEP-i inimesed teavad, et tegelen siis ka MEP-iga ja BIM-iga ja kõik need asjad, mis siin all on. Magic Add. Aga mis siis meil nüüd selles uues moodulis uudised on ja millega mina siis tegelesin, et paljud asjad ka natuke kattuvad, mida rääkis Vitali ja Stojan. Aga näitan ka need asjad ära, et mis aluseks olevad dokumendid endiselt ikkagi see BIM nõuded täiendatud versioon 3.1. Ta ei ole nüüd tegelikult muutunud päris mitu aastat, aga seal oli igatamoodi asju, mis ilmnesid selle Reviti uute versioonidega tegelikult. Räägin ka neist põgusalt kohe varsti ja andmise nõuded, tabel on kõigile, ma arvan, tuttav. Ta ma näitan ka korraks pärast. Ja mis siis uuendused on, et süsteemide nimetused ja värvid olid seal korrigeeritud, mõned asjad kas natuke olid muutunud või natuke oli võib-olla siis puudulikku. Ja siis legendi elemendid olen ma lisanud, ma näitan kohe pilte ka järgmistes slaidides. Et mis on siis nii-öelda dünaamilised legendid tegelikult, et sai siukest sinna sisse ehitatud. Key schedules tabelid, neid ka põgusalt näitan, milles nad seisnevad, kui Revitisse jõuame. Siis IFC klasside määramine, et see on nüüd tegelikult suhteliselt uus asi. Kui ma ei eksi, siis ta tuli 23. versioonist tegelikult sisse juba, aga nüüd ta on siis tegelikult, nii palju kui me testisime seda, on ta tegelikult nii-öelda selleks, et seda IFC-d saaks korrektselt üldsegi eksportida, tuleks IFC klassid määrata. Ma näitan, milles see asi on ka. PZ-failid on nüüd tegelikult lõpuni valmis tehtud, ehk kõikidele vajalikele kategooriatele, mis on siis ÜBN-i nõuetes on tehtud siis PZ-failid. Et lihtsalt sisu peaks siis iga siis büroo või tegija ise natuke vaatama, mida ta ise seal kasutab parasjagu, millised parameetreid. Ja siis, lahti. ÜBN parameetrid on kõik sisse toodud, täiendavad, mis seal natuke võib-olla muutusid. Siis on uuendust on nii palju, et VKS-i on tehtud siis veevõtuseadmed reoveeneelud, perekonnaelemendid siis vastavalt EBS-ile. Ja siis, mida mainis ka Stojan, et IFC 4.0 näidismudel ja IFC 4.0-ga ongi see, et tegelikult korrektselt saab IFC 4.0-ga edasi liikuda. Et ma näitan kohe, milles asi on. Et natuke slaidide pealt ka siit siis süsteemide nimed, asjad, ma usun, et kes on seda nii-öelda kasutanud, see teab, aga ma näitan neid veel kord siin, et mis siis nendega on siin ja palju neid siin on, et küttes ja vendis, ütleme küttes on hästi palju neid uusi, kui nüüd keegi pole neid äkki kasutanud, siis nad on siin kõik tehtud, eelmääratud, värvid ja asjad, kõik on olemas nimed. Ventilatsioonis on ka nüüd selles mõttes nimetused on muutunud, aga see oli juba ennem, see ei ole nüüd selle uuendusega aga siiski.
Siis kogu jahutusosa on ka endiselt jällegi, ta ei ole nüüd uus, aga ta on ikkagi suhteliselt, et kes veel ei ole neid sisse toonud endale, siis saab need siit alusfailidest tegelikult kätte ilusti. Siis need legendi elemendid, mida ma mainisin, et on siis küttele, jahutusele, ventilatsioonile ja siis VKS-ile ka tehtud, et need on nüüd selles mõttes dünaamilised, et kui te muudate midagi, mingit nime või midagi, siis tegelikult nad muutuvadki siin legendi elementides juba, et mis on tegelikult mõistlik, sest noh, need legendid on suhteliselt nagu töömahukad ja teinekord on neid mõistlik teha võimalikult automaatseks. Et nendega on tegemist. Siis siin veel toodud ära siis VKS-is, mis on värvid ja asjad. Et ka tuttav pilt kindlasti inimestele. Andmesisuse nõuded siin jällegi, see oli mul lihtsalt siin sees slaidides, et kui nüüd keegi äkki ei tea, et siis see andmesisuse nõudete tabel on siis, näeb põhimõtteliselt niimoodi välja ja siit on need asjad siis kõik on sees, need kategooriad, mis on tarvis, on siis PZ failides. Ka siin tuttavaid pilte natukene, et kui keegi on unustanud, et tõesti tuleb meelde see asi. Mul see Excel kuskil lahti ka, kui on vaja näidata, aga ma korraks ka näitan seda hetkeks. Siis, mis on nüüd, mida ma mainisin ka, on need perekonnaelemendid, mis on sisse toodud. EBS-i järgi on need nimetused tegelikult pandud ja ka ütleme numeratsioon, kuigi seda saab igaüks nüüd ise seal kas täiendada, saab teha erinevaid tüüpe, kas siis vooluhulk on teine või on kõrgused või mida iganes, aga on tehtud siis veevõtuseadmed näiteks külmale veel eraldi ainult ja veevõtuseadmed siis segisti. Ehk nad on tammid, kohe näitan nüüd pilte kõrvalt näha, et ta on sihuke element, mis te saate siis panna seina peale, ta põhimõtteliselt on nagu kannud oleks, te saate talle vooluhulkast panna rõhulangu ja saate timmidega, kus ta nii-öelda tüübiparameetrina siis teil satub projekti õigele kõrgusele näeks, et kui teil on vannisegist ja on kõrgus 550, ta lähebki sinna, et ei pea eraldi hakkama kõrguseid timmima seal. Te saate teha nagu tüüpsed elemendid. Ja kohe ka näitan seda, milles see IFC klassi määramine, aga siin on see all, kui te nüüd näete siit, ma ei tea, kui hästi siit näha on määratud siis IFC klass ka. Ma näitan seda Revitis ka teile kohe, et milles see konks on. Ja see juhendi, ma tegin ka siia mitte juhend, aga niisuguse pildi, et kui meil on mingisugune, ütleme, reoveneel, siis ta tuleb määrata see IFC klass. Ja see on selleks, võib-olla paslik oleks ka mul tegelikult kohe seda demonstreerida ka, et ma tulen slaidid juurde veel korra tagasi. Paslik oleks seda demonstreerida, milles siis nagu asi on, kas on näha see IFC, ma eeldan. Keegi võiks öelda? Ja on küll näha. On, okei. Et ühesõnaga, kui me võtame nüüd näiteks, mis oli ka nagu sihuke tundus anomaalia, et me siin tegelikult Stojaniga seda asja ka siin põrgatsime omal ajal, kui see probleem tuli, et praegu on IFC 2.3 tehtud taustal lahti ja kui ma võtan näiteks selle ventilaatori siit, siis milles oli probleem, et ta pidi tegema siia nüüd tääbid, KVJ ventilaator läbi selle PZ-i. Jälle liiga tehniliselt seda, aga ta tekitab ka siia KVJ pumba ja see tundus nagu möödapääsmatu, tunduski, et see on mingisugune viga tegelikult. Ta tegelikult ongi, aga ma ei jõudnud süveneda, et mis seal täpselt see IFC maailm on suhteliselt must kasteks. Aga milles see lahendus siis tegelikult oligi see, et kui ma nüüd võtan kõrvale lahti selle täpselt samast failist IFC 4-ga tehtud, siis ta kaotab selle pumbast ära, teeb ka puhtalt KVJ ventilaatori, et see, mida ongi tarvis teha. Ja kui siin juba tuli juttu, siis ma näitan ka samal ajal selle PZ-i ära, et mõlemad siis KVJ ja VK PZ-i on tehtud ja uuendus või mis siis juhtuski, tuligi panna siia põhimõtteliselt kõikidel kategooriatel taha IFCR terminal type ja IFCR terminal, aga see, ütleme, IFC 4 lahendas selle lõplikult ära, et see nüüd töötab ilusti, et nad lähevad õigesse kategooriasse, mis on tarvis. Ja kui mainisin juba PZ-is, nagu ma ütlesin, et kõigile on tehtud nüüd siis õiged need kategooriad ja kõik parameetrid on sees. Ja need parameetrid muidugi dubleeruvad nii-öelda, sest siin tulebki, nagu ma ütlesin, et osad on võetud näiteks Magicade'i parameetrid, osad on võetud Reviti Native, kes kuidas kasutab ja mis olukorras täpselt, et see oleb ikkagi insener või siis BIM koordinaator või keegi inimene, kes tegeleb firmas. Ta peab ka vaatama, et mida siit siis kasutada, et siin on mõnda asja on rohkem, nagu ma ütlesin, ja mõnda asja on siis, tuleb võib-olla timmida siit seda parameetrit, et kes on harjunud kasutama IFC ekspordil, kas siis ütleme 001 nimetust või siis kes kasutab, ma ei tea, type comment'it või description'it või mida iganes, eks ju.
noh, kes kasutab Magic Add'i, mis valdavalt, eks ju, et seal võib olla ka Magic user code'i, mis tekib nii-öelda juba elemendi sisse toomisel, aga ühesõnaga see läheb liiga tibiks ehk kuhu ma tahtsingi jõuda, oli see, et IFC4-ga lahenes see tab'i küsimus ära, mis on vägagi tähtis. Ja siit siis ongi see, et kui ma juba sellest rääkisin, ma olen siis Revitisse, näitan ära ka selle, kuidas see käib. Et kui teil on nüüd mingi element, see on nüüd see, millest ma enne rääkisin, see nii-öelda veevõtuseade, siis tuleb määrata ära talle õige IFC klass ehk see on siin päris all ja mis oli, nagu ma ütlesin, et ennem 23 versiooni minu arust oli siuke, kus tuli sisse kirjutada ja see oli suhteliselt tülikas, et keegi nagu tegelikult, noh, ma ei tea, kui palju kasutati reaalselt, aga seal võis tekkida kirjaviga, mis iganes asju. Aga nüüd on see määramine on alates 23-st, nagu ma arvasin, IFC sanitary type on siin mul olemas, aga põhimõtteliselt on siin 3 punkti ja kus me saame siis otsida näiteks sanitary, ma kirjutan sanitary, me saame ka aru IFC sanitary type ja siit me saame määrata, mis see on. Et esiteks on tähtis siis selle IFC eksportimisel, mis on nagu möödapääsmatu selles mõttes. Aga teiseks, mida te võivad nüüd hakata ära kasutama tõesti, et hakata ehitada sellele asjale üles ka kogu oma tabelite süsteem, siis spetsifikatsioonid, filtrid, kõike siukest asju, et selle järgi, kuna ta peab olema sees, kui me tahame ikkagi IFC ÜBN järgi teha, siis mõistlik on sellele üles ehitada. See on üks nii-öelda hard-coded parameeter, mida ei saa nagu, kuidas öelda, millega ei saa nagu mängida heas mõttes, et noh, tihtipeale, kes teevad tööd Reviti, teavad, kuskil on mingi täheviga, keegi kirjutab väikse tähega, keegi suure tähega, tekivad probleemid. Ütleme, filtrid ei tööta, tabelid ei pruugi töötada ja nii edasi, eks. Ja siis, mida ma siin just räägingi, ma näitan selle tabeli ka teile kohe ära, et noh, mõte ongi see, et need parameetrid, mis on siin vasakus tulbas, eks ju, need on hard-coded, kui me lähtume sellest, mis meil on, ütleme, lähtume ÜBN-ist, siis selle järgi me saame mängida kogu oma tegelikult maailma üles ehitada kõige paremas mõttes. Nii et see on nagu see teema, ma loodan, et see jõudis inimestele. Siin on mul tehtud see pilt ka, et kus siis tuleb määrata ära, kus ta tuleb ja ehk sealt Excelist ta tuleb ja siia tuleks siis määrata ära ja selle järgi saab kenasti siis seda kasutada. Property setist juba rääkisin, näitasin neid põgusalt, need on kõik seal kaustas olemas, mul ole vist mõtet neid muidugi korrata, aga kordamine on tarkuse ema, et kõik need on Revit test kaustas, KVT VK all siis on vastavalt alusfailid, IFC ekspordiga seotud ahad kõik, sama nagu AR-is ja EK-s on KVT-s ka olemas nii-öelda parameetritega fail, mille järgi seda kõike saab siis teha, see IFC, mida ma just näitasin. Seesama IFC, et siin on elemendid sees, enamus klassid kõik ja siis on neil ka parameetrid küljes, et neid saab nagu timmida ja testida, et ta on tehtud, see ei ole nagu Stojan ütles, et pole lihtsalt kuskilt võetud, vaid see on teil endal täitsa võimalik vaadata. Ja samamoodi on juhend meil olemas, eks ju, nagu Vitali mainis, juhendit on mõistlik lugeda. Parameetrid on olemas siin teksti kujul ja Exceli kujul shared ja siis on perekonna elemendid ka siis sees, et 23, 24, 25. Neid ei ole siin palju selles mõttes, et siin ongi need reoveneelud, aga miks on neid vähe selles mõttes tehnos, et tehnos ei ole mõtet lihtsalt neid perekondi kuhjata, et kõik, kes ikkagi teevad, enamus tulevad Magic Add'ist või kusagilt sellisest kohast ja neid ei jõuakski kokku nii-öelda korjata kuskilt, et see oleks mingit mõtet, et alati projektist projekti muutub, aga ütleme sellised reoveneelud ja veevõtukohad, need on ikkagi standardsed asjad, aga jällegi, kuidas keegi on harjunud, mõni võtab kogu aeg endal tooteid kusagilt, aga see on täiesti nagu maitse küsimus. Et nii, ja mis siis veel on elektrist ka veidi räägin, et seal on ka uut tüüpi Revit perekonnad siis, et ja 3D broneerimismõõteobjektid, et neid saab iga inimene, kes nüüd sellega on see pakett, saab vaadata elektri asju, et neid on seal hästi-hästi palju erinevaid. Ka uuendavad legend on seal olemas. Pilt tuleb ka järgmisel slaidil mul. Siis on Project Browser on täiustatud. Joonetüüp on juurde tekitatud, pilt kohe järgmisel. Andmetabelid on tehtud samamoodi juurde ja ISO mõõtudega siis sheet'id ehk siis leheküljed on tehtud. Et siit on siis näha, et on uuendatud legend. See legend on hästi suur, ma lihtsalt võtsin siit väikese snippi ainult. Ja legendil on siis see uudis, et kui sa muudad nii-öelda mõõtkava, siis legendi elemendid ei lähe katki ega käest ära. Et see siuke viibor on seal sees.
Project Browser ees, hüübe on andmetabelid ja siin on need jooned, mida ma mainisin ja siis kirjanurgad, et ma võin ka Revitis endasse näidata ISO mõõtudega leheküljed siis. Uuendunud joonetüübid juba ka mainisin. Et ma vaatan korraks veel Revitisse, ma näitan siis paari asja siin, et seda ma mainisin. Siis mis oli, see projekti andmetest ka, et ma tegin need projekti andmete esilehed, tegin veidi täiendasin, ma panin siia juurde siis parameetrid siia taha, et vahest ei saa aru, et milline parameeter millisest tuleb tegelikult, et kui meil on projekti number, tegelikult ei tea, kes on mida kasutanud. Ja siis ma tegin ka siia üks ilusa punase teksti keskel, et enne kui liigud edasi, et veendu, et kõik on täidetud, et ma ei tea, kuidas teistel maailmas on, aga üldiselt on näha, et projekti andmed on need viimased andmed, mida täidetakse ja mõistlik oleks see algus kohe ära täita, eks. Et see oli niisugune pisike asi. Siis mis on ka mul tehtud sinna juurde on, et nii-öelda elementide liigitamise funktsioon. See on hästi valikuline, et nagu ütleme otsingu tabelit, siis see mul juhendis kirjas. Seda võib igaüks vaadata, kas tal sellest kasu ka on, et siin vasakul ma tekitasin tegelikult juurde mõned parameetrid, kus me saame siis määrata ära, et millal ta kuulub. Siis me saame määrata ära, kas ta on põhiseadmed või ventilatsiooni element, et siit saab hakata üles ehitama siis spetsifikatsioonitabeleid või siis lähteülesande elektrikule või niisuguseid asju. Ja te saate siis määrata ära ise, et mis asi ta on, filter, klapp, mürasammuti, see on ka tegelikult EBS-ist tulnud ja need tabelid tulevad põhimõtteliselt niisugused tabelid, kus me saame siis määrata ise ära oma asjad, kust ta tuleb, kuhu ta läheb, aga see on niisugune koolituse teema või siis kes tahab, vaatab juhendist järgi, et sellega saab tegelikult üles ehitada oma spetsifikatsioonitabelit suhteliselt edukalt. Kui hästi tahta ja siia tuleb nüüd see IFC klass omakorda juurde, mille järgi saab filtreerida, aga liiga peen. Siis vaata, mis mul siin veel oli lahti parasjagu. Siis on perekondade fail on olemas, mida ma mainisin. No, siit on väga peenelt näha, et elemendid on nii väikesed lihtsalt, aga põhimõtteliselt nad on siin olemas. Plaanivaatel on pandud mulle ka siia tagid juurde, et see osa on siis uus, et kus on see reoveneelud, erinevad suurused, erinevad siis ühenduse suurused. Veevõtuseadmed erinevad ja sinu poolulgade kõrgused, ta ma põgusalt näitasin. Ja kui ma võtan siia kõrval nüüd elektri, üks, et tuleb ma saakan lahti kohe, ta tahab kohe salvestada ilusti. Nii kui ma võtan nüüd elektri osa ka siia kõrvale, Revit, ta läks nüüd. Nii, üks sekund, ja. Et elektris, mida ma mainisin siin, on siis see Project Browser. Siin on päris palju kõik nii-öelda eelseadistatud ja leheküljed, mida ma mainisin, ma võtan siit mingi lahti ka, siis on näha reaalselt, eks, et see ISO standarditele vastavad. Et siuksed uuendusi on, et vajavad siin nüüd kõike, ta ütlen, kõik ei pruukinud olla uuendus, aga nad pigem nagu täiendused ja kõige tähtsam oligi see IFC eksport ja see IFC klasside määramine ja B-setid on ikkagi ette valmistatud, et siuksed asjad on need, ma arvan, põhilised. Siis jah, ma arvan, et piirdume, ma arvan, et meil aeg ka vist juba hakkab saama, aga vist rääkisin enamus asjad ära, et kui on kellegi küsimusi, siis tulistage. Ja, aitäh, Alar, tutvustamaks uuendusi. Nüüd, kui kellelgi on lisaks küsimusi, siis võib tõsta kas siis käega märku anda siin ja ma saan võtta mikrofonidel ära, et saate rääkida või siis võite ka siia chati kirjutada. Siin juures praegu on üks kommentaar juures Stojanile, kui sa oled kuuldel. Ja, ma jõudsin lugeda ka seda. Kas me loeme küsimuse kätte nendele, kes ei loe parasjagu? Et küsimus on siis, või mitte küsimus, aga oli siis kommentaar selle õnnespaneeli laiuse kohta, et see laiuse määramine, nii nagu ma teda näitasin, selle workaroundiga või selle lisa siis tööga on kohmakas lahendus, et kuna standardlaiuse ja siis selle ebastandardse laiuse parameeter jäävad sel juhul erinevateks parameetriteks ja seega neid ei saa spetsis ühes veerus näidata. Kui te tahate teha spetsi, kus on näidatud nii standardlaius kui ka ebastandardne laius ühes tulbas, siis seda tõepoolest niimoodi teha ei saa, sest Revitis ei ole võimalik panna ühe sama tulba sisse kahte erinevat väärtust. Küll aga saab Revitis teha siis spetsides
näiteks neid arvutatud väärtusi ja arvutatud väärtusi calculated value puhul saate kasutada valemeid ja valemite puhul saate teha siis mingisuguse loogika sinna, et kui te olete paneeli lõiganud, siis ta näitab seda lõigatud pikkust seal tabelis ja kui te ei ole seda lõiganud, siis ta näitab seda või laiust, vabandust, siis ta näitab seda standardset laiust. Et seda me katsetasime ka koolituse käigus, et tegelikult on seda võimalik teha, lihtsalt siis tuleb natuke rohkem võib-olla mõelda selle kohta. Aga olen nõus sellega, et see väga selline lihtne lahendus võib-olla ei ole, see on selline ikkagi ütleme, mitte standardne lahendus selle jaoks, et me võime mõelda sinna mingisugust paremat lahendust ja siis mõnes uuenduses teha sinna lisa juurde, et saaks neid õõnespaneele lõigata külje pealt. Ja tegelikult meil koolituse käigus tuli välja ka mõte, et võib-olla ka otsa pealt on vaja lõigata, et tihti on vaja otsa pealt teha need kaldlõiked, kui te hakkate õõsi täis valama sealt mingisuguse toe pealt, et siis tuleks võib-olla seda ka juba sinna sisse panna, lisaks selle nii-öelda läbivala ovale, mis seal sees on. Et neid mõtteid siis me ootame väga hea meelega, sest muidu ei ole nagu midagi arendada, kui keegi ei ütle midagi, et sellised asjad just need nii-öelda panevad silma särama, midagi uut ja inimesed kasutavad ja näevad seda nii-öelda puudujääki ja mida võiks nagu veel paremaks teha. Just, igal juhul. Kui soovite, saate siia vahepeal kirjutada, ma näitan lihtsalt siia lõppu veel mõned slaidid. Nagu ma alguse poole mainisin, siis sellest puidule spetsiifiliselt koostatud paketist me teeme siis veebinari 15. aprillil kell 2-3 siis ja kel on huvi siis ka selle valdkonnaga tuttavamaks saada, siis võib kasutada registreerimiseks. Ma saatsin kõigile sinna chati selle lingi, võib seda linki kasutada registreerimiseks. Ja muidugi räägime ka koolitustest. Ei saa tarkvara kasutada, kui seda ei oska teha. Nii et sõltuvalt siis vajadustest. Meil on erinevad koolitusmoodulid olemas, nii baastasemel kui ka tegelikult jätkukoolitused või sellised erispetsiifilised koolitused ja konsultatsioonid. Ma lihtsalt siia panin praegu kuupäevad, mis on lähitulevikus juba tulemas, nii Revit arhitektuuri osale aprillikuus kui siis Remit MEP osale. Revit struktuure koolitus meil just oli, nii et kui on veel huvilisi, kindlasti saab selle kohta kirjutada ja peagi tuleb ka uus kuupäev välja. Ja kellel on nagu huvi sellise Revit testi teemaliseks konsultatsiooniks või selliseks, et kuidas seda kasutada või nii, et siis selles osas alati võib ka ühendust võtta ja nagu me saame selles osas konsulteerida. Aga nii Revit Family kui ka siis ka ÜBN nõuete kasutuselevõtt, Revitis need koolitusmoodulid on meil kõik olemas, ka kodulehelt nähtavad. Ja ei saa ka mainimata Dynamot, kui Stojan enne näitas paari skripti, mis ta on koostanud, siis mitmed ettevõtted on käinud Dynamo koolitusel ja saavad ka ise hakkama juba lihtsamate ja mõned ka keerukamate skriptide koostamisega. Nii et selline koolitus on ka maikuuses tulemas. Kui on huvi, siis võtke arukkäed.ee ja / koolitused lahti ja sealt on võimalik ka siis registreeruda. Ma ütleks ka ühe asja veel, mis tuli nagu Stojani mõtte jätkuna, et tõesti, et kui kellelgi on mis iganes nagu mõtteid, eks ju, et ta võib-olla tundub esmapilgul jabur või mis iganes, et tõesti kirjutage kõik ideed, mis plahvatavad, mulle eriti MEP-i osas siis, et kõik ideed on teretulnud või küsimused, kuidas midagi teha, et äkki siit koorub midagi välja, mida pole üldse tulkisle peale või on täitsa lahendus olemas ja lihtsalt tuleks lihtsalt rakendada, eks ju, et aga kõik ideed on teretulnud, mis iganes küsimused ja mõtted. Jah. Ja kui te olete huvitatud Revit testi eest endast, siis lihtsalt info siis Revit testi litsenseerimise kohta. Kõik küsimused võib saata siis revittest@arukkäed.ee. Hinnad on ka meil kodulehel üleval ja need erinevad moodulid, kuidas on võimalik siis Revit test 4.0 litsentsi endale hankida. See on siis töökoha kaupa need litsentsid ja vastavalt sellele, mis moodulid siis keegi kasutada soovib, on võimalik valida. Lihtsalt AR ja EK osa on koos, aga teised moodulid on siis eraldi kättesaadavad. Ja kui nüüd on veel küsimusi, siis veel on viimane hetk siinkohal küsida. Aga nagu mainisime, siis webinar on salvestatud ja kõigile registreerunutele saadame siis lingi ka e-mailile ja info saab siis hinnapäringud on revittest@arukkäed.ee.
ja ma vaatan veel kiiresti üle, kas on midagi tulnud siit või ei ole hetkel ühtegi küsimust. Nii et sellega me siis rohkem kinni ei pea. Teid aitäh, et te osalesite ja olgu siis, jäägu siis kõlama see üleskutse, et ootame tagasisidet Revit testile, et järgmises moodulis saaksime siis uuendused juba vastavalt nii-öelda spetsialistide soovile võib-olla sisse viia. Nii et aitäh kõigile ja ilusat päeva jätku!